Kui tal mingit metsikut huvi nüüd käinud ei ole seal maja juures, siis näita mulle omanik, kes sellest keeldub. Selles videos räägin, kuidas kinnisvara ostes omanikega läbi rääkida. Loodan, et mõned ideed saad. Võtame sellise tavapärase stsenaariumi. Enamasti, kui uut kodu ostetakse, on kõigepealt vaja enda oma eelnevalt müüa. Nüüd, kuna enamus liikumisi toimub järjest suuremale pinnale, 2 müüakse, siis 3 ostetakse, 3-4 ridakasse majja. Kuna enamus liikumisi toimub suuremale pinnale, siis tõenäoliselt see kodu, mida sa müüd, on likviidsem kui see, mida sa ostad. Nüüd, kui vaatamas käisid ja objekt meeldis, paku omanikele bronn. Sa annad seal kindluse, et näed, jah, tulen ostan. Samas sa saad ka enda jaoks kindluse, enda müügiga tegeleda. Uus rahulikult juba ootab. Kuna sina müüd likviidsemat asja kui seal uue koha omanik, siis enamasti ta peaks valmis olema. Kui tal just mingi mega järjekord ukse taga ei ole. Kui vaja, siis joonista. Näita neile loogika. Nii, uue kodu omanik. Müüte maja. 250 000. Pank tahab sellest 20% sissemakseks. No see on juba 50 000. Kellelgi vedele seda raha kuskil. Niisama pangakontol. Niikuinii kõigepealt vaja enda oma eelnevalt müüa, et sissemakse saada. Ostan mina, ostab keegi teine. Nüüd meil 3 vaja müüa Kalamajas. No see on 2 kuud ja tehtud. Teie oma, jumal teab kaua võtta. Nüüd ma olen valmis pakkuma 5000 euri ettemakseks. Bronnime 3 kuuks. Teie vahetate enda pika müügiprotsessi lühema, lihtsama korteri müügi vastu. Kui tal mingit metsikut huvi nüüd käinud ei ole seal maja juures, siis näita mulle omanik, kes sellest keeldub. Kui selle loogika suudad sinna viia, no siis saad läbirääkimistel positsioonile. Isegi kui enda oma veel müümata on. Loodan, et kellelegi tehingu juures on kasuks. Saate läbi bronni siis asja sealt lukku. Soovin sellega edu ülejäänutega. Näeme jälle. Seniks. Tšau!